Good morning! Ja tere tulemast tagasi uude vlogi. Nüüd on üks väikene tegelane, kes tahab kaamerat endaga kaasa võtta. Anyways, täna ma siis alustan jälle vlogimisega uuesti. Ma lähen täna hambaarstile jälle. Homme tulevad mulle sõbrannad külla. Teeme sellise 2-päevase koosviibimise ja lihtsalt muljetame ja oleme koos. Nad käivad mul aega niimoodi külas siin, sest et mina ise praegu väga palju ei liigu, et siis me iga natukese aja tagant jälle lepime kokku, et me saame issand jumal, kassid ei lase mul üldse Hõlmida! Nagu te näete, siis mu näonahk on palju normaalsemas korras, kui ta oli siin eelmises vlogis. Et see on jällegi kinnitus, et see esimene keemiaravi pool tekitas mulle rohkem sellist aknet, et see teine pool ei tekita mulle põhimõtteliselt üldse aknet. Et kui ma selle esimese doosi sain, siis sellest teisest ravipoolest, siis lihtsalt mul olidki need armid, mis siin nii-öelda taastusid. Ja nad praegu veel taastuvad, kuna jah, see taastumine võtab mul ka jube kaua aega praegu, aga vahet ei ole, mul aktiivseid punne ei ole ja kõik on ei okei selles mõttes. Linnuvaatlus käib. Nii põnev. Hambaarstil on nüüd käidud. Nüüd ma tulin stuudiosse. Mul on stuudio siin samas hambaarsti kabineti juures. Ma võtan siit koju kaasa natuke pintslipuhastusvahendit ja siis mõned asjad veel ja ma ei teegi vist täna rohkem midagi. Tere tulemast järgmisesse päeva. Täna nüüd tüdrukutel voodi ära. Ta on paari tunni pärast siin kohal, nüüd ma lihtsalt ootan neid. Ma pean tegelikult ka apteegis käima. Mul sai kehapesuvõli otsa, et ma enam neid tavalisi dušikeele ei kasuta. Seipi pole ma kunagi armastanud, et ma pean minema seda dušiõli endale juurde ostma. No nii, tüdrukud on siin. Hello! Ja ma andsin neile just väiksed pakikesed, sest et sõbrapäev on tulemas, nii et vaatame, mis nad pakisest saavad. See on hästi pisikene asi. Mõlemal on samad asjad. Jaa. Ma ostsin neid ju laeva peal ja kriivisin neid vahepeal. Mul oli see meeles ja siis ma mõtlesin, et nagu see on hea. See on hea. Ja see on kõige parem huulepalsam üldse maailma muna peal. Jaa, mul on endal ka see sama. Ma tahaks ka süüa. Aga ühesõnaga, me käisime poes ja nüüd me hakkame, tähendab meie ei hakka, Hanna hakkab süüa tegema. Hanna teeb oma famous pastat ja siis... Me hakkame kritiseerima. Et täpselt, just täpselt niimoodi me teemegi. Tere hommikust! Wow! Issand, mul on jope täiega ilmastuskäimiga koos. Let's just ignore that. Aga eelmine klipp siis oli sellest, kuidas me tegime, tähendab Hanna tegi süüa ja siis me istusime põhimõtteliselt terve õhtu köögis, nutsime, naersime koos ja täna on siis juba järgmine päev, tüdrukud veel magavad. Ma mõtlesin, et ma käin kiirelt Aasa poes, toon neile saiakesi ja siis teen neile kohvi. Ja miks ma just saiakesi? Kes teavad, siis Põlvas on see Aasa pood, on siuke legendaarne selline koht, kust siis saiakesi osta. Ja kuna Hanna ei ole neid kunagi saanud, Krissu siin kunagi sai neid, siis ma mõtlesingi, et ma lähen ostan saiakesi, et toetame kohalikku ettevõtet ka natukene. Me lähme täna tegelikult stuudiosse. Ma natukene teen neile meiki, üritan saada sellest contenti, et postitada. Mul on isegi tuduriided veel seljas, konkreetselt. Edu?
issand, kui pime siin on. Hello! Tulime nüüd meigituppa või noh, stuudiosse. Hanna juba istub seal, valmis ootama oma korda. Krissu läks korraks ära käima. Panen siin nüüd omal laua ja asjad valmis. Hanna käis tõi meile jääkohvid mõnusatest maitsetest ja look at those! Oh my goodness! Krissul on meik siin pooleli. Teeme esimesed maitsmisproovid, vaatame. On hea, jah. Ja see täpselt see maitse oli mu mõttes, kui ma tahan jääkohvi. Aga me nüüd jätkame siis Can we get married? Glamming. Mina istumas põrandal vaatamas, kuidas tüdrukud endale selfisid teevad. Hannale sai ka glam tehtud. Suunin siis seda. Wow. Look at those bitches! Ja siis ma ise näen lihtsalt selline välja. Mul oli just kuuma hoog ka. Nii et jah. Tahaks ise ka ilus olla, siis ma saaks ka selfisid teha nendega. Meil oli nii pikk päev, me just jõudsime koju ja tegime Oleriks siis ka väikse peatuse. Võtsime süüa, sest et me mõtlesime, et me lihtsalt ei jõua süüa teha, sest et minu jalad löövad tuld sellest seismisest ja me kõik oleme lihtsalt nii tüdinud ja väsinud, et jah. Ehk siis me chillime siin, poeme voodisse ja siis lähme tudule ja minul on homme keemiaravipäev. Tule ja vee ja kõige kindel. Tule ja vee ja kõige kindel. Pommi kindel ka. Ma võtan seda meiki maha ja siis tuleb just kui juurde. Ma oleks nagu nutnud. Mitmes padi see sul on juba? Tere hommikust. Ma räägin vaikselt sellepärast, et tüdrukud veel magavad. Aga kätte on jõudnud järjekordne keemiaravipäev. Ma keedan vett endale siin, võtan midagi hamba alla ja siis hakkab sõit jälle Tartu poole. Mu kass hüppas just riiulisse ja hommik on liiga varane aeg, et üldse isegi reageerida sellele. Edu! Täis teil on mind. Anyways, jah. Ma saan puttu. Vanüül pandi jälle teise käe peale. Siia prooviti ka parema käe peale, aga siia ei saanud, sest et ma ei tea miks. Siit lihtsalt ei tulnud verd. Ja siis siis vaatab, mis see vereproovi tulemus näitab. Kui ma täna ravi ära saan, siis mul on veel ainult 2 korda jääb. So exciting. Ma olen lõpetan, sest et inimesed vaatavad ja mul on veider olla siin. One eternity later. No nii, nädal on möödas siis viimasest klipist. Ma olen olnud voodi külge aheldatud. Mul oli üsna stabiilselt halb jällegi. Igasugune toidulõht selle nädala jooksul. Ma lihtsalt pidin ennast nagu tagasi hoidma, et ma ei hakkaks oksele. Ehk siis söömine tänu sellele oli ka väga raske, sest et söisu ei olnud absoluutselt. Lisaks siis jah see, et pidevalt käib pearingi, ongi siuke hästi uimane olla, jõudu ei ole absoluutselt. Kuumahood on nagu 3 korda hullemad kui siis nii-öelda järgneval 2 nädalal, kui ma ravi ei saa. Lisaks siis mul tekkis mingisugune uus kõrvalnäht siin. Kestis 1 päeva põhimõtteliselt. See oli niimoodi, et kolmapäeva õhtul mul hakkas pea ja kõrvad kumisema. Läksin magama ja neljapäeva hommikul oli niimoodi, et märkasin üles ja ma ei kuulnud. Konkreetselt mu kõrvakuulmine oli lihtsalt läinud. Pea lihtsalt nii kõvasti kumises, kõrvad kumisesid ja kõrvad helisesid ka veel nagu hästi tugevalt.
no ilmselgelt sihuke asi tekitab paanikat. Aga võtsin siis ühendust arstiga ja õega ka ja mõlemad kinnitasid, et see kahjuks on normaalne, seda võib tekkida. Minul siis sellel korral tekkis üsna intensiivselt ja kes teavad varasemalt, tegelikult olen ma paremast kõrvast kurt. Mitte täielikult, et see kõrv kuuleb mul 15%. See on pikem lugu, ma ei hakka seda praegu siin rääkima. Aga seda enam tekitas see olukord minus hirmu, kas ma nüüd jäängi kurdiks keemiaravi tagajärjel või mis minuga toimub nagu. Aga õnneks neljapäeva õhtuks juba tõmbas tagasi, hakkas paremaks minema. Need nädalad siin teises ravipooles ei ole lihtsad. Päris raske on, päris ausalt. Ma arvan, et ma võin päris ausalt tunnistada, et mu vaimne tervis ka nagu ikka päris korralikult kannatab selle tagajärjel, et ma pean siin niimoodi võitlust pidama. Viimasel keemiaravil siis arst tegi ka juttu juba rinnaoperatsioonist. Juba käib siis konsultatsioon kirurgiga ja ka operatsiooni aeg on kirjas. Operatsioon siis toimub 14. aprill ja viimane kord siis arsti juures pakuti mulle 2 varianti, et kas siis rinna eemaldamise operatsioon lihtsalt, et nad eemaldavadki rinna või siis rinna eemaldamine kohese taastamisega. Et arst seletas ka, kuidas see käib, aga ta pani ka südamele seal juures selle, et taastumine on sellisel juhul pikem, kui siis nii-öelda hakatakse kohe seda rinda taastama. Seal võivad olla infektsioonioht on kordades suurem, et võib komplikatsioone rohkem tekkida. Kuna ma olen nüüd saanud mitu kuud seda seedida, kuna mulle ju tegelikult koheselt öeldi ära, et me ei saa rinda säästa, siis ma olen seda tegelikult siin ikkagi päris mitu kuud juba seedinud, mõelnud selle peale, neid variante kaalunud ja minu kõige esimene mure on ja jääb alati minu tervis. See on kõige esimene asi. Ma tahan vähist võitu saada. Ma ei mõtle esteetika peale, ma ei mõtle mingi taastamise peale enne, kui selleks on õige moment. Ja see rinna eemaldamine ka siis nagu, et nad võtavad jah selle rinna ära, aga aasta pärast kiirituse saamist, kiiritus on siis kohapõhine, mida siis sa saad peale operatsiooni ja aasta pärast seda on võimalik rind taastada oma keharasvast või siis, kes on väga peenikesed, neile paigaldatakse implantaate isegi sellisel juhul. Mina tegin siis selle valiku, et me ei hakka praegu selle taastamisega nii-öelda pead vaevama, et tegeleme nagu selle põhiteemaga praegu ikkagi. Põhiline on ju vähist lahti saada, vähist võitu saada. Võtame selle pahalase siit ära, laseme sellel asjal siin kõik nagu settida enni. Arst muidugi selgitas ka seda, et see emotsionaalne pool seal juures ju tegelikult, et see on ka see põhjus, miks ikkagi seda taastamist ka pakutakse koheselt. Minu jaoks, nagu te siin videotes olete ilmselt kuulnud, et minu jaoks ei ole see oluline. See on puhtalt esteetika, ma võin vabalt elada aasta või 2 selle ühe rinnaga. See ei ole minu jaoks probleem. Kindlasti see esimene nägemine ennast ühe rinnaga saab olema raske ja see on kindlasti selline šokk. Aga samamoodi oli šokk vähidiagnoosi saamine. Ja see võttis mul aega 2 päeva, et sellega leppida, saada sellest aru. Nii et ma suhtumgi sellesse täpselt samamoodi, et see ei ole kõige hullem asi, mis elus juhtuda saab. Kui sa oled jõudnud selles videos nii kaugele, siia lõppu välja kenasti, siis aitäh sulle, et sa ikka vaatad. Aitäh, kui sa oled mu kanalit tellinud. Aitäh, kui sa kommenteerid, kui sa mulle kirjutad, mis iganes. Kui sa elad lihtsalt vaikselt mulle kaasa, siis aitäh. Kõike ilusat teile kõigile ja näeme juba järgmises videos. Ciao!